Tervist, podcast 442, episood 226. Taaskord me ei salvesta otse-eetris, taaskord meil on külaline, ühesõnaga väga-väga palju põnevust ootab ees. Mu kõrval on Marjan, nagu alati. Tere, tere. Ja külaline on siis Murad Vilijev, Narva Transi, kuidas on õige, wingback või? Jah, wingback, tervist teilegi. Jah, vot, et täna on siis, kui eelmine nädal me rääkisime, vaata lõpuks saime Tammeka esindajaga räägitud, siis täna on meil lõpuks ka Narva Transi esindaja, tõsi, Murad on nagu, ta ei ole nagu president, ei ole nagu Karel Kiidron on ju, aga ikkagi tähtis tiimi liige, tõsi, praegu on vigastatud, kuidas sul praegu tervis on muidu? Vaikselt paraneb selles suhtes, et praegu on, mõtleks progress, eriti see nädal, ja loodetavasti varsti saan hakata tiimiga ka trenne tegema. No võib-olla mängi vallkardinal, sellepärast et kui me vaatame nagu Muradi hooaega, siis senimaani, kui ta oli väljakul, olid asjad korras ja pärast seda asjad enam korras ei ole. No selleni me kohe ka jõuame, ühesõnaga kindlasti tervist sulle, et ükskõik nagu, mis on, aga mängijad võiksid terved püsida, see on kindel. Ehk siis sa ütlesid, et hakkad võistkonnanga treenimaks kuskil kindlasti mitte lähinädalatel, sa mängu ei saa ju, see tähendab mingisugune mai lõpp heal juhul või? Ma ei oska sulle ausalt öeldes mingisugust kuupäeva anda sulle, et see on selline vigastus, et igal ühel terveneb see erinevalt, et mõni mängija terveneb 4 nädalaga, mõni terveneb 6-7 nädalaga. Et praegu ma ei oska sulle mingit täpset kuupäeva, mingit aega öelda. Aga kuidas, vaata need tagareie üldse mingid venitusvigastused, kas see oli sellepärast mingid ülekoormused, kas sa ise kuidagi teinud sooja või läksid külmalt peast, see oli ju teise poole alguses, kui ma mäletan õigesti oli või? Esimese poole lõpus hoopis, okei, vabandust, jah, siis võib-olla venitusega või nagu soojendusega ei olnudki pistmist. Et väljakud või ma ei tea, millest see tuleb? Ei, no ma arvan, et seal on ilmselt mitu faktorit selles suhtes. Ma ise tunnen, et pigem see tekkis koormusega, et meil oli mingi periood, kus oli lühikese aja jooksul päris palju mänge ja samuti seal samal päeval oli tegelikult väljas päris külm, et sellised vigastused võivadki just selliste tingimustega tekkida, et võib-olla on veits külmem, keha vajab natuke rohkem sooja, aga jah, sa ei saa kunagi 100% kindel olla, et sa saad ennetada seda. No jah, arusaadav, tervituse sulle. Enne kui me hakkame nüüd teistest asjadest rääkima, ma ei saa öelda, et oluliselt meeldimatest eriti alguses, aga noh, jälgime tribüüni, väga tähtis, eriti tähtis on neile vaata, kes vaatavad neid offline episoode, sest et siis meil on alati ka memberite segment ja ka siin tuleb meil memberite segment kahtlemata. Vot, sellised asjad. Kuna sa oled siin, Narva Trans ja kuidagi niimoodi sattus, me tegelikult ju leppisime sinuga palju varem seda kuupäeva kokku, me ei teadnud, kui me leppisime kokku, et te vahepeal kaotate 5-1 Nõmme Unitedile, 6-0 Florale ja 7-0 Levadiale, et võib-olla nagu selle pealt tahakski sinu käest küsida, et mis üldse klubis toimub, palju sa tead, sest sa ilmselt treenid ju eraldi, kas sa üldse eilset mängu vaatasid või neid viimaseid, mis toimub üldse klubis praegu? No, ma võin sulle nii palju öelda, et mina ei keskendu üldse sellele poolele, mis toimub klubi juhtkonna ja presidendi või treenerite vahel. Mina mängijana, minu ülesanne on ikkagist olla väljakul, aidata meeskonda maksimaalselt nii, nagu ma suudan. Et ausalt öeldes ma ütlen sulle, et ma ei oska sulle mingit vastust anda, ma ei tea, mis toimub. Aga kindel on see, et on hetkel raske periood meeskonnal ja me üritame sellest nii kiiresti kui võimalik välja tulla. Ma küsiks siis niipidi, et tavaliselt kui sellised täiesti nagu absurdsed skoorid jäävad, kus võib-olla võistkondade taseme vahe nii suur ei ole, siis võib-olla selline üks põhjus on, et natuke sa võib-olla siin tõid seda nagu juhtkonna ja treenerite suhet ka, et seda ma sinu käest ei küsi, aga ma küsin seda, et kuidas sina nagu eemalt tunned, et kas võib-olla osad mängijad siis enam ei ole valmis selle treeneri eest maksimaalselt andma, sellepärast et kui vähemalt nagu väliselt vaadata, siis
siis noh, ei ole kuidagi reaalne, et Nõmme United kaotab 6 ja 7 või tähendab, vabandust, Narva Trans kaotab 6 ja 7 väravaga nagu Eesti suurklubidele, siis veel Nõmme Unitedile 5-ga, et noh, minule väline pilk on see, et meeskond enam ei ole nagu treeneri taga. Ma ei nõustuks sinuga, sest tegelikult ma olen ju iga päev meeskonna juures ja ma näen, missugust tööd tehakse, kuidas pingutatakse, et see ei ole kindlasti minu arvates põhjus. Ma võin sulle võib-olla mingeid teisi põhjuseid äkki tuua, et hetkel on meil päris palju vigastusi. Mina olen hetkel vigastatud, Mark Maksimkin sai tõsisema vigastuse Tartu Tammeka mängul. Aleksandr Filatov on vigastatud, Žuravljov on vigastatud ja ma arvan, et see annab enda mõju, et me oleme hetkel väljas ja me ei saa meeskonda aidata. Teiseks, see on jalgpall, vahel tekivadki meeskondadel nagu mingid raskemad perioodid. Ma ei oska öelda sulle, mis selle raske perioodi põhjus on, sest noh, ilmselgelt kui mul oleks vastus, siis oleks ju see siis oleks kõne Kožuhovskile tehtud ja see oleks parandatud ilmselt. jah, et ma arvan, et meil tuleb omavahel arutada seda ja leida, et kus me peame ennast arendama. ja ma mõtlengi nagu selle nurga, et noh, vigastused on muidugi objektiivne põhjus ja sellest ei saa nagu mööda vaadata, aga kui me vaatame seda hooaja algust, siis tegelikult hooaja algus oli Transil oli ju täiesti korralik, et väga viisakad mängud tegelikult Kalju ja Paidega, kus oli võimalik punkte saada, noh, siis selline võib-olla mängukäigu väline kaotus Harjule isegi, noh, Pärnu kindel alistamine ja siis nagu selline kollaps, et noh, see teine võib-olla minu enda teooria on see, et kuidagi ettevalmistusega on mööda pandud, et tegelikult ju noh, teie treeningtingimused ka siin oli, sellest oli siin Eesti meedias oli nagu kõvasti juttu, et kuskil seal maneesis pidi vahepeal treenima, et võib-olla see, kuna teie nagu mängustiil vajab sellist ikkagi väga head distsipliini suurel väljakul ja nagu väga palju kilomeetrite läbimist, siis võib-olla äkki seal midagi sai nagu mööda pandud. Ma ei usu, sest et vaatamata sellele, et jah, me esimesed nädalad treenisime, ehk siis seal väikses hallis, ma arvan, et me saime selle koormuse siis pre-seasonil, mis meil vaja oli. Tegelikult ju me saime hakata juba mingi hetk trenni tegema seal suuremas hallis ka ja selleks hetkeks, ma arvan, meil oli juba mingisugune koormus tehtud ja siis saimegi sujuvalt minna sinna halli ja et ma ei usu, et seal oleks mööda pandud. Ühesõnaga praegu tundub nagu anomaalne olukord või ja tiim on veits disbalansis ka vaata, mingid võib-olla võtmepositsioonid on väljas ja nii on. Aga mul on nagu sulle, Maarja, hoopis küsimus, et Murad nagu eelmist hooaega väga ilmselt ei tea, mis Narva, noh, teab, aga ilmselt kõiki mänge ei vaadanud on ja sa vaatasid isegi Marat rohkem. Et mul on nagu on öeldud, et pigem on niisugust arvamust olnud, et Narva Transi see halb hoog või mis iganes halvem vorm ei olegi ainult vaata viimased mängud, vaid tegelikult ta ongi olnud alates, mis iganes, mingist septembrist alates. Eelmise hooaja lõpust, ja eelmise hooaja, ma täpselt kuupäeva või niimoodi ei oskagi paika panna, mis iganes selle põhjus oli, et pärast seda kuidagi ei olegi nagu suudetud või Roman ei ole kuidas sina ise hindad seda? Ei, ma olen nõus, selles mõttes, kui me tegime seda hooaja eelvaadet ka ju, siis sai tegelikult ju välja toodud see, et kui vaadata see 2025 lõpp, siis Narva Trans oligi justkui nagu jooksvas punktitabelis oli viimane võistkond ja noh, seda ei pea Murat kommenteerima ja ta täiesti on õige, et kui ta sellega nagu nõus ei ole ja ei saagi nagu nõus olla. Aga mulle endale tundub, et kuna see taktikaline plaan on ikkagi nagu väga nõudlik, siis ja võistkonna võib-olla selline tuumik on nagu suures osas jäänud samaks ka eelmisest aastast, siis ma arvan, et võib-olla osad mängijad on väsinud sellest. Noh, jah, võimalik, eks ole näha. Minu jaoks on lihtsalt üks, me kohe liigume järgmise teema juurde, ma lihtsalt lõpetuseks tahan öelda, et üli kuidagi võib-olla isegi välja jättes selle Nõmme Kalju mängu, aga üldiselt kui nagu kuidagi Narvas, kui ta nagu värava lasete, siis kuidagi käed vajuvad rüppes või nagu näiliselt, ma ei tea, ilmselt päris nii ei ole, aga kas või selle Vaad ja Flora, et kuidagi värav 2 lüüakse ära ja siis on kuidagi tiim kadunud, kuidagi seal peab töötama minu meelest. No ka Nõmme United, mis oli veel absurdsem mäng minu meelest just nagu selle nurga, et kuni nii-öelda Nõmme Unitedi väravani või Narva Trans nagu väga hea võistkond väljakul. Aga kas Murad nüüd võib lubada, et kui saab terveks, tuleb väljakule, siis on kindlasti tiim tagasi?
jah, selles suhtes, et peitu pugema ei hakka kuhugi, et me võtame vastutuse täielikult nende skooride üle. Ja ma usun, et väga-väga varsti on palju värskemat ja palju paremat Narva Transi on näha. kas näiteks seesama reede, kui see episood laivi läheb, on ju mäng, ei, on jah, on ju tema Kaljuga just. Kas ka Kalju vastu tulebki uus hingamine? Tegelikult tavaliselt minu arust just nagu Nikita Andreevi vastu tuleb Narva Transi mingi hingamine alati välja, ma ei tea, miks teil on eriline suhe Nõmme Kaljuga. Aga okei, hästi kiirelt veel, kuna sa oled külaline, siis kaasan sind sellise arutellu ka, et 4. hooajast on läbi. Ma võib-olla lasen igaühel 1-2 tähelepanekut, mis jättes Narva Transi praegu välja, ilmselgelt see on üllatus, et nad 10. on. Et 1-2 sükest tähelepanekut sellest liigast, üllatust, positiivset, negatiivset, mis iganes tahaksite välja tuua. Marad, mis sa tähele paned? No ma arvan, et ma ei pea isegi ütlema, et ilmselgelt Harju JK Laagri on mind suurelt üllatanud. Ja ma arvan, et kui me mängisime ka nende vastu, tegelikult ütleks, et mäng oli meie käes, aga mulle väga meeldis, kuidas olid nad meeskondlikult häälestatud terve mängu jooksul ja kuidas nad üksteist aitasid ja kuidas nad üksteisele seda energiat suutsid nii-öelda anda. Et minu jaoks ma ütleks, et Harju Laagri on see üllataja. Nii nagu mänguliselt kui ka punkti poole pealt on ju? Või mängu isegi rohkem või punktid rohkem? Ütleks pigem punktide poolest jah, et mänguliselt võib-olla jah, ma ei ole neid nii palju jälginud, aga just see meeskondlik energia neil on mulle meeldinud. Mis mu kaaskannataja Maarjo saab öelda? Ma olen Muradiga selles mõttes nagu nõus, et ma arvan, et punktide Harju puhul on ikkagi natuke üllatus, kuigi ma olin ka jälle ikkagi küllaltki optimistlik nagu Harju võimalustes ja ma arvan, et seal just seesama nagu tiimi keemia on see asja, mis on seda kandis ka siin nädalavahetusel veel, kui just kui mänguliselt nagu kõige parem mäng ei olnud. Aga suures plaanis ma arvan, et liiga palju üllatusi ei ole enam, et see selline, kui me jätame ikkagi nagu traditsioonilise, praegu tabel seda küll ei näita, et kui jätame sellise traditsioonilise top 4 kõrvale, siis ma arvan, et liiga on selline, et iga võistkond on võimeline igat võistkonda võitma, et selline väga tasavägine ja stabiilsust nagu palju ei ole. Et võib-olla jah, üks võistkond, kellel võib nagu mängupilt on parem olnud, kui see tabeli koht näitab, on minu jaoks nagu Tammeka. Et 9. koht hetkel ja punkte ma arvan, et on vähem, kui võib-olla kuidagi nagu väljakul näidatud. Ma olen nõus Tammeka realiseerimine, isegi ma ei tea, kas sa vaatasid, kui Trans mängis Tammekaga seda mängu, kui te võitsite kui Maksimkin sai vigastada, sama mäng. Trans võitis 3-0, aga ma ütlen ausalt, reaalselt oleks pidanud nagu Tammeka selle mängu võitma, ei taha kedagi solvata, aga lihtsalt see võimaluste hulk näiteks esimesel poolel, minu arust oligi, kui ma statistika ei valeta, siis oligi Transil äkki 2 raamilööki, 2 väravat ja siis oli Tammeka mingisuguse turmtulega lihtsalt, samamoodi näiteks Harjuga ka see mäng, no sul on kõik olemas, sul on surve, sa suudad nurgalööke tekitada, momente, mingid löögivõimalusi, aga kohati isegi nagu jaburalt palli lähe enam sisse ja ma arvan, et kui nad nagu päris alla ei anna, siis küll nad hakkavad tõusma ka tabelis selles mõttes. Aga mõnikord on vaata see, et mingid asjad ei tule välja ja siis nii rusuv, et mäng läheb ka käest ära ja siis on kõik. No, nagu mulle meeldib öelda, siis jalgpall on juhuslik mäng ikkagi väga suures ulatuses. Edu toob edu jalgpallis tegelikult, vaata kui sa hakkad võitma, siis sa, tegelikult on Transi näide ka ilmselt samas ooperis, et kui sa hakkad kaotama, sa kuidagi nagu hakkadki kaotama, et sinna poole jah. Ja oleksin ka Vaprust välja toonud, kui viimane voor poleks juhtunud. Nüüd on nagu minu jaoks on Vaprus seal, kus ta enam on. Vaprus on jälle kõige kuumem tiim varsti Eesti liiga. 2 võitu väga kirjast. Vot, aga muus osas jah, et ma isegi tipus minu meelest nagu see mängupilt kuidagi enam-vähem isegi klapib, Paide on, ma ütleks isegi liiga palju punkte saanud antud juhul, aga see on niisugune kosmeetiline, ma arvan, et enam-vähem kõik on seal, kus peaksid olema praegu. No see, et on Harjuga viike tegid ja Florale kaotsid, nüüd ma arvan, tasandas enam-vähem ära. No enam-vähem jah, tegelikult küll. Vot, nii palju siis sellest Premium Liigast. Murad, nüüd keskendume sulle, ma luban, hästi palju. Üleminek Narva Transi. Ja räägime selle loo ära, et sa olid juba
võib-olla Eesti jalgpalliinimeste jaoks nagu kadunud lind selles mõttes, et noh, poisil on Aserbaidžaani juured, mängis U21 koondises juba, et läks Aserbaidžaani liigasse, ega ilmselt vähesed arvasid, et sa, ma ei tea, tuled tagasi või, ja nüüd sa tulid tagasi, et räägi see lugu ära, et kuidas Narva Trans sinuni jõudis? No tegelikult oli ju enne Narva Transi mul 6 kuud perioodi, kus mul ei olnud klubi. Ja kui konkreetselt Narva Transi juurde tulla, siis oli vist novembris äkki. Ma olin selles suhtes lahtine erinevatele pakkumistele. Ma ootasin erinevaid pakkumisi. Ja siis mingil hetkel helistas mulle Roman Kuhšovski, küsis mult, et mis ma arvaksin sellest. Ja ma ütlesin ka talle, et ma olen lahtine praegu kõikidele pakkumistele. Saime Kuhšovskiga kokku 2-3 korda vist. Oota, sa olid lepingute Eestis, füüsiliselt olid Eestis siis või? Füüsiliselt ma olin Eestis, okay. jah. Ma mõtlesin, et ta lendas Vapši Aserbaidžaani sinuga kohtuma. Ei, ma olin Eestis ikkagi see. Eralennukite järgi. punase sinise lennukiga. Jah, et ja peale 2-3 läbirääkimis mind sümpatiseeris see, kuidas ta vaatas ja kuidas ta mõtles. Ja ma ütlen ausalt, et mul ei tekkinud väga kõhklusi ühineda Narva Transiga. Mis ta nagu, sa ütlesid, et kuidas ta nagu nii-öelda jalgpallile vaatas ja mis argumendid, et nagu millele ta siis rõhus, et mängujoonisele, sinu rollile, mis sulle meeldis? Jah, seal on mitu asja, et minu mängurollile kindlasti ta kohe ütles, et ta tahab mind ääre peal wingbackina kasutada. Ma nägin, et ma sobin sellesse formatsiooni, sest et ma olen varasemalt 5. liinis mänginud wingbacki nii Levadias, nii Nõmme Unitedis kui ka Aserbaidžaanis. Et seal ma nägin, et ma oleksin hea täiendus meeskonnale ja minu nii-öelda tugevused tuleksid välja selles meeskonnas. Ja teisel kohal oli see, kuidas ta suhtub mitte väljakul olevatele asjadele. Et ta rõhutab väga palju just sellele mentaalsele tugevusele, et Romani jaoks on see nagu väga tähtis, et me oleksime eeskujud ka väljaspool väljakut. Et mida see tähendab, kuidas ta seda sulle vestluses suutis edasi anda? No tead, jalgpallimeeskondades on tihtipeale selline asi, et kui on nagu väga palju mängijaid, kellel on näiteks suur ego, ja ma olen näinud ka seda erinevates meeskondades, kus ma olen käinud, et kui on liiga palju seda ego erinevatel mängijatel, siis on nagu väga raske seda toimima panna, et kõik mängijad tunneksid ennast meeskonnas tähtsana. Et just see on minu arust olnudki Narva Transis üks tugevusi, et meil ei ole meeskonnast mingi suurt ego või kellelgi, et vanad mängijad tahaksid näidata midagi noortele, et just vastupidi, et nad on alati nii toetavad ja nii abivalmis kui võimalik noortele mängijatele ja eeskujuks just. Okei, saan aru. Ja siis ühesõnaga kuskil novembris sinuga võeti ühendust ja sa olid juba 2-3 nädalaga ütlesid jah, oli nii või? Jah, oligi nii. Aga mujalt Eestis ka kompamist oli või Narva Trans oli ainuke, kes nii-öelda hoidis sind veel radaril? Eestist ma mõtlen siis. No ütleme nii, et tegelikult ma olin rääkinud ka Nõmme Kaljust treeneritega, et ma pidin, kui mul mingit muud varianti ei oleks tulnud, ma pidin detsembris nendega minema nii-öelda testimisele ja treenima, et ma tahtsin näha, mis vormis ma olen. Oleksid sa Murad Velijev võtnud endale parem äärd? Miks ka mitte, kuigi ma olen hetkel ääremängijatega rahul. Huvitav üldse, et sa küsisid, sest et ma arvasin, et sina oled spordidirektor, ma saan aru, et peatreenerid toimetavad ise päiks. No vaata, siin on alati see, et Murad võib-olla luges mingit fake meili üldse. Ma arvan, et talle ikkagi helistati, et nagu sa saad aru, Muradiga tuleb helistamise teel suhet. Sinu nagu üleminekuga mulle räägiti siuke lugu, et
et noh, seda ma tean, et sa olid vaba agent, wingback ja Narva tegelikult otsiski sinna positsioonile nagu tugevad sobivad mängijad, aga see, kuidas sinuni jõuti, oli nagu sihuke vana hea Eesti, vaata, et keegi football manager'ist vaatas, et Murad Velijev on nagu vaba agent ja siis anti klubile teada ja siis klubi tuli, see on ju väga hea variant ja siis jõuti niimoodi. ma arvan, et sa mõtled transfermarketist äkki või? ei, Football Manager'ist päris ja mina olen niisugust versiooni kuulnud, et see ei ole üldse nagu kuidagi, ma ei taha sind nagu sind see selles mõttes ei puudutagi, aga see näitab mõnikord, et mingid asjad juhtuvad juhuslikult, vaata. Ma loodan, et läheb hästi. Ma ütlen ausalt, et mina ei teadnud mitte midagi sellest. No vaata, jah, kõik, ma arvan, et võib-olla Kruhovski ka ei tea, kuidas ta nimi sulle talle pakuti. Aga see selleks, et ühesõnaga natuke Kruhovskist rääkisid, et milline siis treeningprotsessis, milline need inimesed on? Oled sa rahul selle staffiga praegu, kõik on korras? Jah, 100% ma olen rahul selle staffiga. Tegelikult Roman on väga positiivne inimene, et ta üritab alati keskenduda nendele asjadele, mida ta saab kontrollida. Ja ta üritab vaatamata ükskõik, mis raskus tekib, alati olla nagu toetav mängijate suhtes. aga kas see vastab tõele, et treeningprotsessis, ma mäleta, kumma pidi see oli, kas vigu ei ole või teeselda ei tohi, et põhimõtteliselt nagu mängitakse nagu vaba jalgpalli, aga kõik peavad teineteist austama? Jah, on küll, meil on selline kirjutamata reegel trennis, et mängid iga olukorra lõpuni, isegi ütleme, et kui pall läheb natukene out'i, et see on ka nagu midagi sellist, mis minu jaoks on ka natuke nagu uus või esimest korda, et läheb natuke out'i, siis pead ikka edasi mängima, et oleneb, kui natuke on natuke, vaata. Kui on 3 meetrit, siis võib-olla ei ole natuke. No ilmselgelt jah, kui seal pall endab välja väljakust, siis kõik on tõlgendamise küsimus ja see ongi nagu selles mõttes minu meelest, kui tulla korra jälle selle nagu algusjuurde tagasi, siis kõik, mis sa räägid ja ma olen nagu teistest jalgpallurite ka kuulnud nagu sarnaseid mõtteid, seda nagu mentaalsust nagu väga üritatakse nagu kogu aeg lihvida, siis vaata kurb reaalsus ongi see, et seda kuidagi nagu väljakul ei ole hetkel viimased voorud nagu üldse näha olnud, et mis on minu jaoks nagu väga-väga vastuoluline ja ma ei suuda sellest aru saada. Aga kuidas, tuleme ikkagi selle treeningprotsessi juurde tagasi, et mingid vigu ei ole, pall läheb out'i, aga kuidas sa ütled, ta on positiivne inimene, kuidas trennis, kas ta siis on nagu selline toetav, kiidab, davai, kutid on ju, või tõstab häält ka trenni ajal, milline inimene ta on siis treeningprotsessis? Ma ütlen ausalt, et mul praegu, kui ma mõtlen niimoodi, siis mul tuleb väga-väga vähe pähe, et ta oleks tõstnud kellelegi häält trennis. Et mida ma olen ka tähele pannud näiteks on see, et ta just kiidab siis, kui sa teed eksimusi. Et see on selline huvitav, võib-olla tal on nagu filosoofia, aga ta alati rõhutab ka seda, et nagu jalgpall on nagu mäng, kus tehakse hästi palju vigu, eksitakse. Et sa ei saa nagu ennetada eksimusi jalgpallis. Ja pigem on nagu tähtis see, kuidas sa reageerid sellele eksimusele. Ja ma olen täielikult nõus selle nagu ideega, et jalgpallur võib-olla ongi, seal tuleb ta tugevus välja, kuidas ta reageerib kaotustele, kuidas ta reageerib eksimustele, kuidas ta reageerib sellistele situatsioonidele näiteks. Praegu meil tuli suur kaotus, ilmselgelt mitte keegi ei oodanud seda, me ju ise ei tahaks ju selles situatsioonis olla, aga ma arvan, et nüüd ongi tähtis, et kuidas me reageerime sellele situatsioonile. No praegu sa vist riietusruumis ei olnud, aga toome mingi näite. Kaotasid esimeses voorus Harjule 1-2. Kuidas teil riietusruumis oli? No ilmselgelt meil ei olnud väga hea tuju kohe peale mängu, sest et tegelikult me olime mänguliselt üle Harjust seesama mäng. Me domineerisime tervet mängu ja me ei oodanud siis sellist tulemust. Aga nagu väga kaua me ei jäänud selle juurde nagu pidama, et kohe järgmisel päeval oli trenn ja peale seda oli mis vist kas karikamäng tulemas või kohe oli karikamäng oli nädal keskel minu meelest karikamäng oli pärast teist voor äkki või? Ei võinud olla? Pärast esimest pidi olema. Oli pärast harjumängu jah, et meil oli juba mõte see, et nüüd on tulemas karikamäng.
no aga kas Roman tuli riietusruumi siis mingit häält ei tõstnud, nagu selles mõttes, ilmselt ta nagu näkku ei naeratanud ka, ma eeldan, aga mingit sihukest hääle tõstmist ka ei olnud või kuidas see, püüan aru saada lihtsalt. ei no, ilmselgelt me oleme mehed ja me saame aru selles suhtes, et ta ei hakanud nagu riietusruumis häält tõstma kellelegi peale, ta ei hakanud kedagi nagu süüdistama või midagi selles suhtes. Et tuli, rääkis, mis ta arvas mängust ja nii, ja nagu ma ütlen, et me ei jäänud nagu väga kaua seal mängul pidama, sest me teadsime, et kohe tuleb karikamäng, sa pead sinna mängule minema täiesti puhta peaga nagu. no võib-olla see Harju mäng on jah, selles mõttes isegi nagu halb näide just nagu nende reaktsioonide saamiseks, sellepärast et tegelikult jah, ma olen nagu nõus, et no kurat, ta ei mänginud ühtegi sihukest mängu, mida no ta on keeruline, aga ma ise mõtlesin, et tegelikult nagu sihuke naljaga poleks öelda, et siis pärast mängu ei saanud ju väga pikka riietusruumi koosolekut teha, sealt hallist oli vaja kiirelt ära minna, et nõudele vastata. aga siis tuli see karikamäng, mis oli tegelikult ju ka noh, ikka konkreetne rollercoaster, et 3-0 ees, mängite maha selle lisaminutite võit, et räägi nendest reaktsioonidest mängujärgselt. no ma arvan, et seal oli nagu emotsioonide segu, et mingi hetk sa nagu ütleme, et lähed juhtima seda mängu 3-0, justkui oleks nagu kõik korras, ja siis üks hetk sa nagu avad silmad, et on nagu 3-3, see tuli nagu kuidagi nii kiiresti ka, ja siis on nagu see hapu maitse suus, et kuidas see nagu 3-0 siis 3-3 peale läks. Ja siis tuli seal viimasel minutil, siis viimasel sekundil isegi lõime meie nurgalöögist. Et see on jalgpall, aga sa pead valmis olema igale situatsioonile ausalt nagu see on selline spordiala, kus sa nagu tõesti ei suudagi nagu oodata, vahepeal tulevadki mingid asjad ette nagu. Kas te seda mängu nagu pärast ei analüüsinud, kuidas nagu nii juhtus üldse, et esiliiga tiimi vastu okei, kodus mitte, aga lihtsalt kolme väravaline eduseis maha mängida? No ikka rääkisime sellest, üritasime näida, miks see juhtus, kuidas me saaksime seda järgmine kord ennetada ja tegime oma analüüsi meeskonna sees. Arusaadav. Veel küsimus sulle, Kožuhovski mängib teil Narvas sellist põhimõtteliselt man-markingut, väga intensiivset man-markingut on ju. Kuidas sulle sobib selline nagu taktika? No nagu ma enne ütlesin ka, et kui ma rääkisin Kožuhovskiga enne lepingu sõlmimist, siis ma nägingi, et tegelikult mul tuleksid nagu tugevused välja sellise mängustiiliga. Ma ütleks, et ma olen nagu füüsiliselt selline mäng, et ma suudan teha seda tööd ja mul tulebki nii-öelda see tugevus välja sellise stiiliga. Et mulle sobib selles suhtes selline jalgpallistiil. No praegu oleks tõesti imelik, kui ta oleks öelnud, et tal ei sobi ja siis, et miks sa tulid sinna, on ju. Aga oled sa sellist asja kuskil mujal ka kohanud, võib-olla ma isegi mõtlen, et sa oled ise võib-olla sellises meeskonnas mängida, aga näiteks ma ei tea, kas või Aserbaidžaani liigas või kuskil, ma ei tea, noorteklassidest kas või, et minu jaoks see nagu see liiga tavaline taktikaline plaan tänapäeva jalgpallis enam ei ole. Ta ei ole jah tavaline, aga kui ma niimoodi mõtlen, siis ma ei oskagi öelda sulle, ei tule pähe, et ma oleks kohanud varem sellist stiili. No vot, see on vastus. Veel, palju sa suhtled klubi juhtkonnaga, Nikolai Burdakoviga, ta pojaga, kurat, terve perekond juhib seda klubi, et palju teil mängijatel üldse suhtlemist on, palju ta käib riietusruumis ja ühesõnaga, palju sul kontakte on? No mina saan ainult enda eest rääkida. Ja, ma tean. Suhtes, et ma suhtlen nii palju, kui nad seal klubis on meil, kui nad käivad seal meil mängudel, trennides, et eraldi mul ei ole mingisugust sellist suhtlust klubi juhtkonna. Pühapäeva hommikul pannkooke sööma koos ei lähe? Ei lähe. Need tulevad pärast karika. Aga see on ju ka tegelikult, see on niisugune nagu rohkem, ma ei tea, tegelikult ma ei tea Aserbaidžaani liigast suurt palju, aga see on rohkem nagu Aserbaidžaani liiga stiil kuidagi mu peas, et president istub pingi peal mängu ajal, et sind see ei häiri? Ei häiri, ma ütlen, minu jaoks need asjad ei ole olulised, et kui mina olen väljakul, siis ma ikkagi keskendun sellele. Aga siin taustal näeme ka karikaga pilti, et ja natuke sellest karika veerandfinaalis Teamsi vastu rääkisime, et kas te ka nagu mängijatena tunnetate, et Narva Transis kuidagi see võib-olla karikavõistluste tähtsus on isegi võib-olla suurem kui reamäng Premium liigas? Ma ütleks, et tähtsam on, lõpuks kõik mängud on tähtsad,
aga võib-olla see ajalugu, mis meil on nii-öelda karikavõistlustel, siis võib-olla mõjutab veid seda, jah. no pluss eurosarja pääse ikkagi on läbi selle Jaa. võimalik saada. Kindlasti, 100%. et enne hooaega teil kui teid kokku aeti ja öeldud, et vaat Premier League on tore, aga karikat on vaja, keskenduge karikate mängule, 3 mängu ja karikas käes, Euroopa rahad, boonused. eralennukid. Ei no seda Premium League osa ei öeldud meile, et Ainult karikas või? seal pärast esimest ringi viimane koht on okei, aga ei, kindlasti me rääkisime sellest, et karikas on ka väga tähtsal kohal meie jaoks, et me ikkagist muidugi tahame võita seda. Missugune meeskond ei tahaks võita karikat? Ma ei tea. ütleme, arvestades nii Eestis kui mujal maailmas, vaadates, mis kotsidega tihtilugu neid justkui nagu tähtsad karikamänge mängitakse, siis mulle tundub, et väga paljud tiimid seda, muidugi keegi ei lähe kaotama sinna väljakul, kui nad väljakul lähevad, siis loomulikult, aga noh, ütleme, väga ei prioritiseerita, ma arvan, ikkagi osad tiimid, kellel võib-olla see nii tähtis ei ole. No, sorry, jah. Ja ma lihtsalt võib-olla lisaks su jutule, et võib-olla meeskondadel, ma olen ise võib-olla natuke seda rohkem tähele pannud, et meeskondadel, kes mängivad esikolmiku peale, kes on juba nii-öelda kindlustanud ära oma Euroopa koha, siis võib-olla see võib natuke mõjutada seda, jah. Et meie jaoks on võib-olla nagu palju tähtsamal kohal, kuna meie jaoks on Euroopa igasse pääse läbi karika, et praegusel hetkel. No teil on jah veerandfinaalis, tegelikult on hea, et sa selle üldse esile tõstsid, see veerandfinaal ongi ju järgmine nädal. Poolfinaal, vabandust, poolfinaal ja Floraga vastu, teie lemmikul Sportland Arena muidugi, et saab olema põnev, ma arvan, et Flora jaoks ei ole see nii tähtis, aga vormi kõver on praegu Flora kasuks kindlasti. Teine asi on see, et kui te võidate Florat, siis minu arust on see selles mõttes põnev, et kui Transvaata võidab Florat, siis on finaal igal juhul euro koha peale, nagu lisaks karikale, ükskõik, kes teil seal vastu tuleb, kas Paide või Vaprus, finaal on igal juhul nagu euro koha peale, see on, ükskord on olnud see, kui Kalju ja Paide mängisid finaalis, see oli täpselt samamoodi. Et sellest vaatenurgast ma soovin ikkagi Transili edu poolfinaalis. See oleks põnev. Ja finaaliks sa saad äkki terveks ja mine tea, noh, seal on juba ilus Pärnu rannastaadioni muru, et palju paremad asjad. Okei, ja viimane küsimus Narva segmendist. Kuidas sul üldse see olme on? Kas sa elad igapäevast Narvas? Elan Narvas. Klubi nagu andis mingi korteri või ise üürid või kuidas see toimib? No meie leppisime klubiga niimoodi kokku, kui ma lepingu sõlmisin, et ma ise leian. Ja siis klubi aitab finantseerida mingit osa korteriüürist. Okei, minu arust rajoon ei olegi nii oluline, aga oled koduga rahul, kõik on korras, naabrid ei lärma öösiti? Ma olen väga rahul praegusel hetkel oma kodukohaga ja Narvas eluga. Aga kas sul nagu, vaata me küsime seda väliseestlaste käest, aga ma küsin sinu käest, et kas Narvas nagu tuntakse sind ära Narva Transi mängijana, et mu rahad, ma ei tea, hea töö või sa oled nagu anonüümne seal niimoodi? Ei no, Narva on üpriski väike linn tegelikult ja ma ütleks, et ta on ikkagist nagu paar korda ära tuntud küll ja nagu öeldud. Et jookse kiiremini. Et võiks tulemused sellised on. Ei vaata, siis kui ta mängis, siis oli veel okei. Ei, vaata see nii-öelda fännid on tagasi ja see ei üldse ei oluline, kas see nagu faktidega kooskõlas on. Sõimata on, vahet pole, keda sõimata. Ei, arusaadav, noh, tore, et ikkagi klubi nagu aitab ja, aga nagu selles mõttes neil oli nagu see võimalus, et me leiame, sest ma mäletan siin 5 aastat tagasi umbes mängis ka, võin nimetada vist teda sinu rahvuskaaslaseks, kurat, mis ta nimi oli? Novruusov, jah, temal oli nii, et klubi andis vaata korteri, et ma saan aru, et siis nad olid ka valmis sulle ka midagi pakkuma. Jah, no tavaliselt ikkagist välismaalastele ikkagist leiab klubi ise vist, sest et noh, ilmselgelt neil loogilisem jah, loogilisem jah, et ma ise ka tahtsin tegelikult ise leida, et see nagu sobiks täielikult mulle. Okei, mis sul, see teema on nii põnev, kinnisvaraturg on kuum praegu, palju praegu Narvas, sul on 2-toaline või 1-toaline? 2-toaline. Palju see üür on Narvas praegu? No praegusel hetkel Narvas 2-toaliste üür, siis normaalse remondiga ütleme, on 250-350 euro vahel kuus.
ilma kommunaalmakseteta või ilma kommunaalmakseteta. selge, see on minge Ida-Virumaal jalgpalli mängima. kuule, proovi, palun leia Tallinnas normaalse remondiga 250. just mingi eile või mis päev ma lugesin ühte õpetajat, kes läks sellepärast Ida-Virumaale kooli, et elukvaliteet paraneb selle tõttu. no vot, kuule, aga nüüd on see aeg, kus meil on see, kuna nüüd me võib-olla me tuleme veel mingite Narva segmentide juurde tagasi, aga meil on Murad, meil on 60 memberit, need, kes maksavad meile 5 eurot kuus või 50 eurot aastas, kuidas ise valid. 50 eurot aastas on soodsam kahtlemata. Ja nende jaoks me teeme praegu segmendi, need, kes ei ole memberid ja tahaksid kuulda seda segmenti, noh, te peate member olema. See on hästi lühike, sihuke kiired küsimused sulle ja sa saad ausalt vastata. Kuulavad ainult memberid. Sobib? Sobib. Väga hea, super. Ja kui te ei ole member, siis kohe me tuleme tagasi upsti. Pum. Need, kes ei ole memberid, me jätkame. Räägime siis edasi. Aserbaidžaani liiga. Täitsa aus küsimus sulle. Miks sa läbi ei löönud seal? Mis valesti läks? Ma arvan, et seal on mitmeid põhjuseid. Võib-olla ma tahaks alustada sellest, et ma läksin Aserbaidžaani siis jaanuaris, hakkasin meeskonnaga trenni tegema ja sel hetkel, kui ma läksin sinna, käis juba hooaeg ja nad tegid siis mingi 2-nädalase või vist 2-nädalase pausi enne seda, kui ma tulin sinna. Ja minul endal oli siis 2-kuune paus, kus meil Eestis saab novembris juba liiga läbi, siis tuleb see nagu pre-season. Ma läksin sinna ja võib-olla ma tundsin ise ka alguses, esimesed, ütleme sellised 2 kuud, et ma tundsin, et ma ei ole oma seal parimas vormis. Et meil tavaliselt on Eestis niimoodi, et sa tuled, sa jaanuaris hakkad nagu koguma seda vormi ja siis sa umbes märtsi alguseks või nii oled nagu mängukõlblik. Ja ma tundsin, et ise seal just alguses, et ma ei olnud seal vormi osapooles just kõige enesekindlam. Aga ajaga see hakkas nagu paremaks minema. Ma hakkasin ennast tõestama seal trennides ja mängudes ja mingi hetk ma hakkasin nagu rohkem mänguaega saama seal. Kas seal sa mängisid, sind nähti seal wingbackina ja sa mängisid ainult wingbackina seal? Ma mängisin nii wingbackina kui ka siis vasakus ääreründes seal. Wingbackina olid ka vasakus või? Ei, wingbackina olin parem. Okei. Päris huvitav diagonaalne diapasoon. Aga kuidas see variant üldse tekkis, kas see tuli läbi Aserbaidžaani noortekoondis, et sind oli sellele läbi märgatud või oli mingi agent, kes vaatas, et Aserbaidžaani turule sind suunata? Tegelikult sellel samal klubil oli minu vastu juba suvel huvi, aga see sama suve oli ma Nõmme Unitedis laenul. 24 siis? 2024. Ja sel hetkel ma ütlesin neile vastuse ausalt, et ma ei saa nagu kuidagi siin nagu lepingut katkestada ja tulla lihtsalt nagu teile. Aga mis klubi see üldse oli, et me kõik teame siin, et Karabahhid ja asjad ja Neftši Bakuud on siin väga suuri asju nagu Euroopa jalgpallis juba teinud, et kui sa seda nagu klubi kirjeldaksid oma, ma ei tea, võimaluste mõttes, ma ei tea, staadionid, tingimused, nii edasi, kui sa paneksid nagu selle kuidagi Eesti konteksti, et kuidas sa seda nagu võrdleksid üldse? Võib-olla ka fännid näiteks, et ma arvan, et Eestiga ma ei saaks võrrelda, et sealsed tingimused on ikkagist igal Premium Liiga klubil, kes seal mängib, siis tingimused on paremad kui meil siin, et nendel on enda treeningbaasid, enda staadionid. Meil on päris palju meistriliiga klubist, kes mängivad suurtel staadionitel seal ja fännidega samamoodi ma ei saa võrrelda, sest et seal käis meil iga kodumäng vähemalt mingi 1500-2000 inimest vaatamas kohalikud. See on Šamahõ linn, asub Bakuust 2 tunni kaugusel. Tõks, et isegi mitte linn, vaid siuke külake, aga suur küla siis. Ja meil käidi isegi, ma mäletan, et trennide ajal vähemalt mingi 30-40 inimest iga päev vaatamas trenne. Eestiga ma ei saa seda kuidagi nagu võrrelda. Ja lihtsalt panna konteksti, et ma lihtsalt vaatasin, et viimast hooajat ongi
ta ei ole isegi nagu keskmik, ta on niisugune tsipa nagu madalam kui keskmik, ehk siis ma ei tea, viimaste hooaegade äkki mingi Tammeka, midagi sellist tugevuselt, et lihtsalt konteksti pannes. no sellel klubil on tegelikult olnud teistsuguse nimega meeskond, need on lihtsalt nime vahetatud, vahepeal nad mängisid Kešlä nime all ja enne seda, kui ma ei eksi, siis oli Inter Baku. Interbakud ma tean. jah, no need tiimid isegi mängisid eurosarju, Et nad varem mängisid selle nime all, Bakuus toimetav meeskond siis, ja selleks, et vähemalt nii palju, kui ma tean, selleks, et arendada seda regiooni jalgpalli seal, siis tehti selle meeskonna nimi Šamahõõks ja siis suunatusin sinna linna. Niisugune huvitav regionaalpoliitika, et aga see oli siis nagu mingi riiklik klubi, et kuulus, ma ei tea, riigile või omavalitsusele või kus see üldse nagu tuli, ma mõtlen, et noh, mulle endal tundub nagu veider, et viime kuskil Bakuust või ma ei tea, pilgutades Eestis, viime Tallinna Kalevi, viime Tallinnast kuskile Jürisse näiteks mängima, jah, et noh, mis tegelikult isegi tehakse, et seepärast ma tõingi selle näite. Kahjuks ei oska sulle vastata, ma ei tea seda tausta nii hästi. aga seal külas ikkagi nagu jalka oli suur asi, et kui me siin enne rääkisime, et 3 inimest on siin umbes Narvas juba ära tulnud, siis seal oli vist natuke rohkem jalgpalluri tunne isegi olla. Ja, et seal ikkagist oli juba see, et seal tundsid kõik ära sind seal linna pärast, et see oligi nagu, see on traditsioon, et laupäeval on meie meeskond mängib, lähme vaatame. Inimesed käivad toetamas. Aga ta lõi pooleli, sa ütlesid, see üheks põhjuseks oli see, et sa nagu juba algusest sa olid natuke taga teiste, noh, võrreldes teistega vormi osas on ja sa ütlesid, et on veel mõned faktorid, mis nagu ei võimaldanud läbilööki. No teiseks oli, ma ütleks, see, et mul oli leping seal 1,5 aastat, et 0,5 aastat pluss 1 aasta. Ja see oli siis see +1 oli siis, kui me klubiga jõuame kokkuleppele siis suvel. Ja hakkas juba nagu lähenema sinna hooaja lõpupoole. Ma hakkasin tegelikult seal hooaja lõpupool, sain juba isegi paar nagu algkoosseisumängu ka. Ja ma tundsin, et okei, et nagu mul nagu vorm tõuseb ja tundsin juba enesekindlamalt selles suhtes. Aga klubis toimusid nagu paar muudatust ja päris palju mängijaid läksid ära sel aastal, kui ma olin seal. Et ainult vist mingi 6-7 mängijat vist eelmisest aastast jäid sinna. Ja ma tundsin ise, et ilmselt ma ei ole nagu seal treeneril esimese variandina peas. Et kuna mul tekkis see tunne, siis ma rääkisin klubi juhtkonnaga ka, et noh, nii ja me jõudsime kokkuleppele, et ma leian endale uue klubi. aga mis sul mõtted suvel olid siis, et kas sa üritasid nagu Aserbaidžaani turul ennast kuidagi ikkagi, ma ei tea, teiste klubide jaoks, noh, enne sa rääkisid ka, et jaanuaris võib-olla oli keeruline minna, kui see hooaeg kestab, et noh, suvel oli siis ka Aserbaidžaani turul oli see, et klubid hakkavad ettevalmistust tegema, et kuidas see nagu üldse juhtus, et sa 6 kuud ilma klubita olid, et kas mujalt ei olnud huvi või olid sul võib-olla mingi terviseprobleemid, mis üldse takistasid klubi leida? Tegelikult oli Aserbaidžaanist 2 klubil huvi minu vastu ja olid ka mujalt läbirääkimised. Seal jäi mul, ütleme, selle taha, et mul tekkis arusaamatus agendi minu ja klubi vahel ja ma jäin hiljaks selle transfer window nii-öelda sulgemise ajaks. Nad olid ka kõrgliiga klubid või? Üks neist oli esiliiga klubi. Okay. Ma ei hakka võib-olla nime ütlema, aga see meeskond mängib praegu selle peale, et tõusta ja ilmselt nad tõusevad ka Premier Liigasse. Eks kes tahab võib selle ringi endale koomale tõmmata. Okei, ja siis transfer window sulges ja siis olid nagu vaba agent põhimõtteliselt on ju. Et nagu siin-seal ei mänginud. Mis mõtted siis olid? No ilmselgelt, kui sa jääd niimoodi ühel hetkel nagu klubita mängijana, siis sul tekib see nagu see mõte peas või nagu selline hirm, et okei, mis nüüd? Aga ma üritasin nagu väga mitte sellele keskenduda, ma teadsin, et
et ma ei saa seda nagu muuta kuidagi ise füüsiliselt. Et ilmselgelt mul olid mingid teised nagu läbirääkimised, üritasin kuidagi nagu leida mingit varianti, aga samaaegselt ma teadsin, ma pean oma vormi üleval hoidma. Et ma tegin siis neid asju, mida ma sain kontrollida ja üritasin lihtsalt iga päev nagu olla lahtine nagu selles suhtes erinevate variantidele. No kui Kožuhovski sulle helistas, sa olid juba Eestis, kas sa siis nagu kolisid Eestisse ära sügiseks, tulid tagasi? Ei, tegelikult mul elavad vanemad ju Tallinnas, Eestis ja ma olin selle perioodi nendega. Ja Tallinnas. oli mingid Eesti klubid ka, kellega trenni tegid või tegid individuaalselt? Ja tegin individuaalselt. Okei. No arusaadav. Ühesõnaga, panen selle pildi praegu ette. Üldiselt Aserbaidžaani liigast, kuidas sa üldse nagu seda Aserbaidžaani liigat, me natuke siin rääkisime sellest klubist konkreetselt, aga võib-olla liiga kõik parameetrid alates, no okei, fännid, ma saan aru, on rohkem fänne ja üldse pealtvaatajad ja ilmselt sihuke spordihuvi on Aserbaidžaanis kõrgem jalgpalli vastu, mõistame. Palju seal üldse tippmängudel käib, oskad sa öelda, kui nagu päris siuksed tipud omavahel mängivad? On seal 5-kohaline publiku arv? Just eile vist mängisid Neftši ja Karabah omavahel, see on suur derbi. Vaatasin seda mängu ja staadion on täiesti täis. Seal on, ma ei oska öelda, umbes ilmselt mingi A Le Coq suurune staadion. Okei. Staadion ikka on täiesti täis. Okei. Aga räägime nüüd tasemest, ütleme, et ühest küljest sa ju praegu ka umbes Narva Trans on ka siuke keskmik ja siis eelmine klubi oli ka keskmik, et palju siis taseme erinevus on ja kelle poole kaldu ja kuidas, kas see tase on seal ühtlasem, et noh, ühesõnaga taseme erinevus on küsimus. No seal esiteks on ilmselt see tase nagu kõrgem. Seda taset seal tõstab väga suurelt, ma arvan, esiteks see, et Karabah on nüüd teinud viimastel aastatel Euroopas väga head hooajad ja see on nagu tekitanud juurde seda nagu huvi meil liigas. Eelmine aastal mängisid meistrite liigas, jõudsid isegi nagu play-offini välja seal. Isegi mäletan mängu, kus nad võitsid Benficat võõrsil. No mis omakorda toob ka raha veel, mitte et nagu Aserbaidžaanis rahapuudust oleks nagu mida see jalgpalli süstida, aga noh, see toob ka väiksematel klubidel omakorda raha juurde, et see on ju ka kõik omavahel seotud. Jah, kindlasti. Ja noh, see teine mul ongi see finantseering, nagu sa ütlesid, et sealsed tingimused on nagu võimaldavad klubidel tuua välismaalt mängijaid. Noh, näiteks praegu tuleb hästi palju Aserbaidžaani, Prantsusmaa kõrgliigas mänginud, Itaalia kõrgliigas mänginud mängijad tulevad, sest et klubidel on võimalik finantseerida seda kõike ja see tõstab omakorda veel seda taset seal. Palju seal palgad on kõrgemad? 5 korda, 10 korda, 2 korda? Kõrgemad kui meil Eestis siin. Ma ei tea, sinu enda näite puhul, kas või, ma ei tea, võrreldes Šamahis on ju, võib-olla üheldan valesti, vabandust, või versus Narva Trans, lihtsalt siuke tuim number, mitu korda rohkem? No umbes, kas või, sa ei pea No 5-10 on aus öelda. Ma ütlen sulle niimoodi, et võib-olla ütleks 5-4. Okay. Aga seal on väga palju annab sellest ka, kas sa oled välismaa mängija või sa oled kohalik. Seal kohalikel tegelikult antakse natuke väiksemaid palku kui välismaalastele. Aga seal mingit legionäride piirangut ka ei ole, et ma ise mõtlen just selle nurga alt, et võib-olla isegi kohaliku passiga mängijaid, kuna noh, neid kvaliteetsed on ikka Aserbaidžaani turul nagu piiratud, et see võiks just nende mängijate nagu palgad ka üles saada. See piirang oli kuni eelmise aastani, siis oli selline reegel, et sul peab olema väljakul vähemalt 3 või 4 kohalikku mängijat. Aga seda teemat arutati päris palju seal jalgpalliliidus ja siis otsustati, et okei, võtame täiesti piirangu ära. See on päris suur muutus, eriti kõige rohkem kaotasid sellest muidugi need Aserbaidžaani mängijad, Aserbaidžaani passiga mängijad, kes ei olnud enam nagu kaubas, ütleme. No rahvuskoondis ka, et mäletavasti hästi me ju kõige hiljuti Aserbaidžaani jalgpalliväljakul. Ei, aga me võitsimegi enne, kui see piirang maha võeti.
see on Muide. tõsi, jah. aga kas sina olid seal legionär või ei olnud? Kuidas sul nende Ei olnud, kuna ma olin esindanud U21 koondis, siis ma lugesin nagu siis sul kohalik. oli päris hästi. aga kas Fernando Santosega ka mingit kokkupuudet oli, et kas sel hetkel vist äkki oli tema juba rahvuskoondise treener, kui sa U20-s olid või ma mäletan muidugi oli. Jah, mul otseselt konkreetselt ei olnud temaga mingit üks-ühele kokkupuudet või midagi. Ma Aga- olen teda näinud paar korda, kui me olime koondisega, seal meil on treeningbaas, siis ma olen teda näinud seal, võib-olla tere öelnud üksteisele, aga niimoodi ei ole. aga oli see suur teema kuidagi Aserbaidžaanis, et selline vend siis tuleb rahvuskoondist esindama, et ma ise kujutan nagu ette, et jälle siin nagu rahast rääkides, et ma arvan, ta teenis üksinda rohkem raha kui kõik Eesti jalgpallurid ja jalgpalliinimesed kokku siin Eestis, kes mängivad, et Jah, muidugi, see oli suur asi, et selline treener tuleb meile riiki esindama. Kahjuks tema saldoks jäi suht selline halb selline oota, ta enam ei ole või? ta sai ju kinga Alles vaata, endas. et sai hinge jah. ei õnnestunud kahjuks jah. Jah, Tal ei olnud seda Ronaldot, vaata, kes võis tassida. Aga kui sa oled nagu sihuke wingback, et kas Aserbaidžaanis, kui mõtleme Aserbaidžaani mängijatele, on seal, sa tegelikult ju, põhimõtteliselt sa võid ju esindada teoreetiliselt nii Eestit kui ka Aserbaidžaani antud juhul. antud juhul praegu veel jah, saan. Et kus on suurem tõenäosus tegelikult peale saada praegu Murad Vilijev? See on hea küsimus, ma ei ole selle peale ausalt öeldes mõelnud. no kes on kõige parem wingback Eestis praegu? Maarjale küsimus. Kui just paremat poolt Larsen. No Larsen on nagu vasak ja parem. No okei, no Larsen võtab vasaku, parem jääb vabaks, kes sinna läheb, noh, Sinjavski võib ka vasakul olla, on ju. Jah. Et kas Murad Vilijev saab paremaks kui Schöning Larsen näiteks, sellisele tasemel? Schöning Larsen on mu hea sõber tegelikult. Seda enam. Ma tahaks ise saada paremaks. Ma ei oska sulle öelda, mis mul nagu tulevik toob, aga ma teen kõik võimalikku selle jaoks, et ma saaks temast paremaks. Aga kas Aserbaidžaani koondise see parem kaitse või parem wingback, kes iganes ta on, mul pole õrna aimugi, kas ta on parem kui Schöning Larsen sinu arust? Või kes sulle pähe praegu tuleks? Sa ei pea isegi nime nimetama, sest me ilmselt ei jää meelde. Aga võid nimetada ka muidugi. Tegelikult on seal Aserbaidžaani koondises praegu seal paremal pool mingis mõttes nagu tühjus, kui ma praegu mõtlen. Seal on, hetkel mängib seal üks Karabahhi mängija minu teada, kes on rohkem nagu rotatsioonimängija Karabahhi meeskonnas. No vot, kuule, me panime praegu seemne idanema, et saad vormi Narva Trans eurokarikates võidad kedagi, alistad vastase, lööd värava, assistid ja nii tuleb. aga kui sa hindad ennast nagu mängijana ja ütleme siis nagu seda potentsiaali mõttes, et jõuda rahvuskoondise tasemele, et vahet ei ole, kas me lõpuks räägime nagu Eesti või Aserbaidžaani koondisest, ma arvan, need on suhteliselt sarnasel tasemel võistkonnad, et mis sul nagu mängijana kõige enam sinu arvates nagu puudu jääb, et hetkel mitte sellel tasemel olla? Ma arvan, et ma tegelikult ei ole väga selline inimene, kes keskendub oma nagu nõrkustele, et vastupidi, ma tavaliselt üritan just mõelda, et mis mu tugevus on ja seda nagu rohkem ja rohkem arendada, aga kui ma niimoodi võtaks, siis ilmselt jääb hetkel võib-olla otsustavusest võib-olla kõige rohkem, et kui ma saaksin kuidagi niimoodi kinnitada sellesse, et mul hakkaksid tulema need väravad ja väravasõidud ka, siis ma arvan, et suudaks nagu heal tasemel esindada rahvuskoondist. Ehk siis nagu viimase kolmandiku otsused ühesõnaga on need. Okei, on meil veel midagi Aserbaidžaani jalgpalli kohta küsida, Maarjo? Kas klubi president oli sõbralikum inimene kui Eesti klubi presidendid? või temaga sai ikka pannkooke sõõma minna? Ma ei saa sulle öelda, et kas oli sõbralikum või vähem sõbralikum. Räägi mingi pull kokkupuude näiteks, äkki temaga oli mingi pull kokkupuude, et mis on niisugust lugu rääkimist väärt? Ei no,
otseselt siukseid mingi naljakaid või mingeid siukseid pulle kokkupuuteid ei olnud, et meil seal, kui ma olin seal Aserbaidžaanis, siis president käis paar korda rääkimas, mis ta arvab, rääkis boonustest ja asjadest ja et millest ikka presidendid räägivad, nad tulevad riietusruumi, ütlevad, mida nad arvavad mängust ja räägivad edasi boonustest. Kas sedapidi, et boonused jäävad ära või boonused tulevad? ei no seal juhul oli see, et need jäävad samaks. jah. Okei, kui midagi tuleb meelde, siis vahepeal räägi. Kiirelt ikkagi Eesti minevik ka. Ja küsimused niipidi, et küsisin, miks ei tulnud läbilööki Aserbaidžaanis, aga miks Murat Vilijev ei tõusnud võtmemängijaks Levadias? Mul on raske niimoodi öelda, aga ma ütleks, et ma lihtsalt laon äkki tausta ja siis sul on lihtsam mõelda ja vastata, et mingi hetk see oli juba tegelikult, ma arvan, et see oli Savitši nende ajal, kui ma ei eksi, esimene hooaeg siis hakkas tunduma, et Murat Vilijev nagu pannakse, et ta on nagu, ta ei olnud veel nagu põhimängija, aga see oli nagu see esimene, teine mängija, keda rotatsioonist toodi, pandi juurde, tõid tulemust, ja mingi hetk hakkas nagu tunduma, et see asi, et su see mänguaeg, su panus hakkab kuivama, et kas sa ise tundsid ka, et seda hetke või sa võib-olla ei tundnud seda niimoodi ja miks see tuli sinu arust? Jaa, ma tundsin seda hetke kindlasti. Ma ütleks niimoodi, et tegelikult kui ma tulin siis Levadiasse, oligi Savitš see, kes mind tõi sinna ja ma nende ajal, ma tundsin väga suurt usaldust nende vastu ja ma ise tundsin ka väga palju seda, et mul nagu läkski üles mäge nii-öelda see karjäär. Ma algul, kui ma tulin, siis esimesed 2-3 kuud vist mängisin duubliga seal, tegin trenni esindusega. Seal ma näitasin ennast hästi ja siis, kui ma hakkasin esindusmeeskonnaga mängima, mul kuidagi nagu õnnestus nagu saada nagu jalad sinna nagu maha või kuidagi, et ma tundsin nagu seda treenerite poolt usaldust ka minu vastu, et oli nagu selline individuaalne lähenemine. Algul siis Savitš läks ära, siis oli Stojkovitšil oli ka selline hästi individuaalne lähenemine, ta kutsus väga tihti enda juurde, rääkis minuga ja mul tekkis seda enesekindlust noore mängijana. Ja siis mingi hetk Levadias hakkasid asjad nagu, kui te mäletate, 22 lõpp oli siis selline suhteliselt keeruline. Oli, seal vahetus 2 peatreenerit, siis tegelikult oli see ukrainlane tuli, siis tuli veel Andreev, sai mingid mängud juhendada. 4 treenerit ühe aastaga. Jah, lõpuks Andreev ka jätkanud ja tuli hispaanlaste delegatsioon. Selle aasta lõpetasime selliselt ja hakati nagu uut meeskonda nagu laduma. Ja siis tulid hispaanlased ja hispaanlaste ajal tegelikult ma alustasin hooaega ka niimoodi, et olid põhimees põhimõtteliselt siis ikkagi? Jah, esimesed vist mingi 12-13 mängu järjest ma mängisin põhis seal. Ja siis mingi hetk ma hakkasin ise tundma, et see nagu usaldus minu vastu nagu treenerite poolt kaob ära nagu. Ja võib-olla, kui ma nagu nüüd tagasi vaatan sellesse, siis ma äkki oskaks niimoodi öelda, et nagu kuidagi iseloomud minu üle treeneri vahel ei kattunud võib-olla liiga hästi. Ja siis tekkiski mingi periood, kus ma põhimõtteliselt ei saanudki mänguaega ja noore mängijana hakkas see nagu enesekindlus kaduma ära. Ja siis tuli 3. aasta. Tegelikult me läksime Hispaaniasse treeninglaagrisse juba, et oli algne plaan ikkagist jääda, ma tahtsin nagu enda koha eest võidelda ja tõestada, et saan ikkagist põhimeheks. Aga Hispaanias olles treeninglaagrist ma tundsin, et kuidagi nagu midagi jääb nagu puudu mul, ma ise kuidagi ei suuda seda nagu maksimaalselt endast anda. Ma ei oska sulle nagu praeguseks öelda seda põhjust, miks ma niimoodi tundsin, võib-olla oligi see, et ma tundsin, et seda usaldust ei ole treenerite poolt minu vastu. Ja siis ma palusingi, et tahaksin laenule minna. Ise palustades nagu? Jah. Ja siis tuli Nõmme United. Jah. Vaata, kui hästi me valmistasime, et
no vot, teadsime, kuhu sa viid juttu. aga no mis seal siis toimus, et okei, mängida said küll, aga see nii-öelda suurte ootustega projekt, ma arvan, nagu esimese nagu 10 minutit aastal ikka kõrbes nagu korralikult, et olid ka väga tormilised ajad, et kiire treenerivahetus ja siis suvel võistkonna ümberehitamine täiesti ja noh, ütleme, et tulemused ei tulnud kuidagi nagu üldse kaasa. jah, vaata, nagu selline asi ka, et ma ütleks, et kui klubil ei lähe hästi, siis mängijana sul ei saa nagu väga hästi minna ka. Ilmselgelt, kui meeskond nagu lendab 10. kohana Premium-liigast välja, siis see ei ole nagu hea mulje ühestki mängijast seal klubis. Ja tegelikult algust läksin, siis oli ju Jani Sarajärvi, seal peatreener. Mulle meeldis nagu tema käekiri ka selles osas, et ta tahtis nagu väga palju rõhutada seda, et me peame hakkama õppima nagu siin Eestis nagu seda palliga mängimist. Et okei, kui kohe ei tule nagu seda tulemust, siis nagu me peame seda ideed siis väljakul näitama, aga kahjuks jäi nagu tema puhul puudu selle just kolmandast poolest seal väljakul, et ma tundsin, et me ei jõua kuidagi nagu rünnakutele temaga. Teile see filosoofia oli teie jaoks tähtsam kui nagu see, kas just lõpptulemus, aga see filosoofia oli tähtsam kui penetratsioon selles mängus, ütleme, pehmelt öeldes. No ilmselgelt tulemus on ka nagu oluline, et me oleme kõrgliiga meeskond, me ei saa öelda, et me ei mängi tulemuse peale. Aga tema jaoks oli tähtis just see ka, et nagu oleks ilus mängupilt. Palju see Jani oli, mingi 4 vooru või? 5? Natuke rohkem vist äkki ikka oli. 6 või midagi. Aga- Oligi 4 vooru vist. 4. Minu arust oli 4, teiega oli 3. voorus ja siis käis Narvas ära ja siis Juhtkonnal sai kiirelt sellest ilusast mängupildist villand toona. aga kui sa praegu vaatad lihtsalt Nõmme United, ma tean, et sa oled Narva Transi mängija nii, aga praegu nad mängivad ju täpselt sulle sobivad seda formatsiooni, nagu noh, nad mängisid toona ka muidugi, aga praegu Järvelaid ühel pool, Velijev teisel pool, oleks ikka tegelikult päris mürgine kombo, et ei taha Läänelaidit midagi ära võtta, aga võib-olla Tasemetõusu saaks. tasemetõusu äkki saaks, jah. Jah, nagu tegelikult on näha ka, siis ju klubi on ka nagu mingid omad eraldused teinud esimesest Premium-liiga hooajast ja nüüd, kui sa vaatad, mis esimesel hooajal puudu oli meiega seal, oli just see nagu kogemus. Meil ei olnud seal väljakul, meil oli Marko Meerits väravas, aga just väljakul ei olnud ühtegi sellist kogenud mängijat, kes saaks nagu olla see nagu meeskonna süda. Meeskonna isa. Meeskonna isa, süda, kuidas sa tahad öelda ja praegu... No, Andrei Frolov ja Saka täidavad päris hästi seda rolli, ma vaatan. Ja ma just tahtsin öelda, et nemad on nagu väga hea mulje jätnud ju sellest. Praegu ma ütlen, et see üks lüli on seal võimalik puudu, aga see selleks, et sul on praegu Narva Transiga kõigepealt sul vaja terveks saada ja siis, aga on ühesõnaga, Nõmme United on praegu ikkagi tugevam kui sats, kui too 2024, ma arvan, et see ei ole eriti, siin ei ole vaielda. Tegelikult võib-olla natukene vaidleks tugevuselt, võib-olla sel hetkel me olime ka tegelikult tugevad, ma ütleks. Me olime individuaalselt tugevad mängijad, noored mängijad, aga meil puudus nagu kogemust oligi. See, mis praegu on ja see, mis enne oli, siis ma ütlekski tegelikult on ainuke asi, mis siis oli puudu, oligi see kogemus just. Kes suudaks nagu külmavereliselt seal väljakul juhendada, kui vaja ja võib-olla öelda, nagu, et noortele mängijad, et okei, et siin, noh, ma ei tea, siin nagu peatume või siin nagu mõtleme. Kas sa tahad seda öelda, et kui jumal hoidku midagi juhtub Andrei Frolovi või Sakaga näiteks, ma loodan mitte muidugi, aga vigastused või ma ei tea, pikemad mängukeelud on ju, lükkab kümpi kellegi on ju, et nagu see võistkond võib ka samamoodi hakata nagu langema. Ma ei usu, et sa ei usu enam? Hakkaks langema, aga no ma ei oska öelda sulle, vaata, aga ma arvan, et seal on muud meeskonnakaaslased on ka nagu väga tugevad kindlasti seal praegu, et no muidugi jah, Järvelaid on ka, ta ei ole nagu vanur, aga ta on ka ikkagi elu näinud mängija selles mõttes. No seal see kogemust Mätase näol on olemas. No Mätas oli eelmine kord ka muidugi selles. 2 aastat on varem nüüd. No seda küll, 2 aastat kogenum.
aga tulles korra selle möödunud aasta juurde tagasi, siis tegelikult ju kui me vaatame, kuidas nagu nende mingite mängijate karjäärid läksid ja tulenemata sellest, et noh, et jäite nagu 10. et noh, Jakub Luka hakkas Slovakkia kõrgliigas mängima, Aine Musuliitin sai Kaljusse, et tegelikult see noh, sina ise said Aserbaidžaani ja seal oli veel Meerit sai Paidesse. jah, et noh, lugusid erinevaid, on ju, et tegelikult näitabki seda, et see potentsiaal oli nagu võistkonnas olemas individuaalsete mängijate kvaliteedi näol, aga kuidagi seda nagu võistkonnaks kokku siduda kuidagi ei õnnestunud, jah. jah, võib-olla siis selline kirjeldus ka sobiks. ärme, ma meenutan midagi positiivsemat ka. Et siin on protokoll, vahet ei ole. Oli positiivne just. Ei olnud seda kuidagi, ei no Morniks tõmbas ära. Aga see on protokoll mängust 31. juulist 2020. See vähemalt minu andmetel, ma nagu võin eksida, aga mulle tundus, et see on sinu Premium-liiga debüüt. See mäng, see oli siis meil tore koroonaaeg, aga kusjuures see oli koroonaaeg 2020 aasta, Maarja, ja seal oli märgitud protokolli 400 inimest publikuks. Kalev mängis Floraga ja Murat Vilijev debüteeris, aga mitte nagu debüüdi enda kohta ma ei taha küsida, aga ma tahan küsida seda, et nüüd on sellest peaaegu juba 6 aastat möödas, et palju sa muutunud oled selle 6 aastaga? Ma arvan, et tegelikult väga palju. Ma arvan, et ma olen nagu palju küpsemaks muutunud mängijana ja tegelikult see on nagu hea küsimus, mis sa ütlesid, et ma just mingi paar päeva tagasi või paar nädalat tagasi mõtlesin sama küsimuse peale ise nagu, et mis minus nagu muutunud on. No sa ikkagi valmistusid podcasti tulekuks, ma mõtlen. Jah, võib-olla. Ma arvan, et varasemalt siis Muradil siis 2020 võin minna tagasi, siis oli Muradil mingisugune nagu nupp, mida ainult mingid teatud treenerid oskasid nagu leida ja siis seda sisse lühtada, seda Muradi, seda potentsiaali, mis mul on. Ja võib-olla ajaga ma sain aru, et mul on ise vaja see nupp leida üles ja ise olla see nii-öelda iseenda mentor või enda siis selle teekonna juht ja ma olen aega leidnud selle nupu ja ma arvan, et ma olen nagu palju küpsem selles suhtes nii mentaalselt kui ka siis väljakul. Jah, ühesõnaga, nii kui ma aru saan, et sa selle asemel, et nüüd rohkem olla mõjutatud kellegi teise motiveerimisest või mõjutustest, on ju, sa oskad ise ennast juhtida rohkem. Jah. See on päris aus vastus iseenesest. Ma lihtsalt korra, kui me juba võtsime selle, et siis Kalevist oli koosseisus lihtsalt Valner, Sõtšukov, Reima, Allast, Hannes Anier, Romet Kaupmeest, teda vist ei ole, Jakob Tomberg, Murat Vilijev loomulikult, Marek Kaljumäe, Alger Džumadil ja Tanel Tamberg olid sellised mängijad põhis ja Floras ka, kusjuures ei ole üldse nii palju vendi nagu lõpetanud jalkaga, vaata. Ainult Henrik Pürg on ainus, kes on lõpetanud. Igonen, Kuusk, Kreida, Alliku, Sappinen, kurat sama koosseis ju. Okei, Henri välja on siin Lillander, Poom, Järvelaid ja Sinjavski. Päris tummine sats oli siis Floral, midagi see öelda. 3-0 ka Flora võitis. Vot, Maarja, on meil veel millegagi pinnida? Võib-olla selline huvitav asi, millest võib-olla ma isiklikult väga palju ei teadnudki ja ei mäletanudki, et enne kui sa sinna Kalevisse tulid, siis sa ju mängisid Saksamaal noorte jalgpalli veel, et räägi natuke sellest, et kuidas sa siis sinna Saksamaale sattusid ja mis seal üldse toimus, et 2018 aastal siis ma mängisin tol hetkel veel Kalevi U17 meeskonnas ja vaikselt hakkasin juba nagu esindusmeeskonnaga trenni tegema sel aastal juba. Tekkis, ma praeguseks ei oska öelda, kust see informatsioon jõudis meieni, et oli üks Eesti poiss, kes Saksamaal jalgpalliinternaadis tegi trenni ja mängis ja siis läbi tema leidsime selle klubi ja ma käisin testimas Deutsches Fußball-internaat ehk siis Saksa jalgpalliinternaat oli selle nimi ja peale testimas käimist nad tahtsid mind ja juunis 2018 ma läksin siis sinna.
Esimese aasta ma veetsin seal U17 meeskonnas. See sai läbi, 2019 tekkis selline meeskond 1860 Rosenheim, et tol hetkel mängis nende esindusmeeskond Saksamaa tugevalt 4. liigas ja U19 mängis tugevalt 2. liigas. Tekkis nende poolt huvi minu vastu, käisin seal testimas ja siis U19 perioodi alustasin siis nendega. See oli siis 2019 suvi. Noh, ja siis mängisin pool aega ära. Mul tekkis väike vigastus puusa piirkonnas ja alustas siis 2020 ja see sama aasta ma mäletan, et mul tekkis see vigastus, siis ma tulin nagu koju Eestisse seda ravima ja siis täpselt sel hetkel tuli koroona. Ja no seal läks täiesti segaseks selle koroonaga, ma mäletan, et U19 liiga lükati täiesti mingi kuni septembrini nagu ära seal ja siis ma sain aru, et okei, et praegu hetkel ma ei saa sinna tagasi minna. valel ajal siis ühesõnaga tuli maailma muutev olukord. Jah, et võib-olla meie 2002 sündinud poiste generatsiooni jaoks just selline aasta, kus sul nagu ongi, sa mõtled, et peaks tulema nagu see juba läbilöök kuskil, siis tuli see just nii ootamatul hetkel. Ebameeldiv, jah. Aga okei, ma arvan, et me vaikselt hakkame selles mõttes lõpetama, et ega meil rohkem sulle küsimusi ei ole, ma panen taustaks selle sponsori fantastilise pildi. Et meil on lõpus alati 2 küsimust, üks neist lühem, teine veits pikem, et esimene küsimus on, Murat, nimeta üks omadus, mis peab igal juhil olema. Juhil. Kas saaks täpsustada, mis juhil? Ükskõik mis juhil. No ütleme kollektiivi juhil, noh, kas treener, ma ei tea, president, mis iganes. Ma arvan see, et läbi näha inimesi, et iga inimene on erinev, kuidas sa lähened igasse inimesse, peab ka olema erinev, ma arvan, ja ma arvan, et see on väga tugev oskus, mida võib-olla mingisugune juht või liider saaks omada. Väga hea vastus kusjuures. Ja ilmselt sa oled esimene, kes umbes nii vastas. Ja nüüd lõpetuseks, igale külalisele me anname nagu vaba mikrofoni, ise vahele ei sega, meid vaatavad jalgpallifännid, nagu saime aru ka jalgpalliklubide juhid, aga põhiliselt fännid ikkagi, et mida sul on nagu jalgpallirahvale öelda? No võib-olla see on natuke klassikaline, aga kui just Eesti jalgpallirahvast rääkida, siis tahaks lihtsalt öelda, et ja rääkida sellest, kui tähtis on tegelikult nagu fännide kohalolek väljakul. Et nüüd, kui ma käisin Aserbaidžaanis ka, siis mul mingisugune nagu võrdlus tekkis selles osas ja ma tahaks öelda, et kui natukenegi keegi nagu jalgpallist hoolib meil Eestis, siis ma tahaks loota, et fännid siis tulevad ka väljakule, et mitte ei vaata ainult kodust, vaid siis koha peal käivad ja see selliselt kollektiivselt, ma arvan, me saame Eestis jalgpallitaset tõsta. Noh, väga ilusad sõnad, ega siin rohkem midagi juurde lisada ei ole. Aitäh, Murat, et tulid, soovime sulle kiiret paranemist, soovime, et rohkem vigastusi ei oleks või neid oleks minimaalselt ja soovime Transile ainult edu ja võimekust sellest mudaaugust välja rabeleda, milles praegu klubi hetkel on. Ma mõtlen Premium Liiga tabelis siis. Et jaa, teiega olid siis Murat Vilijev kõigepealt, Mario Tromp ja Ivan Špol, et näeme teiega jälle järgmine reede nagu alati. Aitäh, nägemist! Aitäh, nägemist!